Üks suurim valearusaam dinosaurustest on see, et nad kõik eksisteerisid korraga. Dinosaurused valitsesid meie maailma umbes 170 miljonit aastat, võrreldes inimestega, kes on eksisteerinud kõigest 200 000 aastat. Selle perioodi käigus arenesid välja uued dinosaurused ja surid vanad. 66 miljonit aastat tagasi surid välja kõik dinosaurused, mis tähendab seda, et Tyrannosaurus Rex on aja poolest lähemal inimkonnale kui Brontosaurusele. Me kõik oleme kuulnud, kuidas mõrgab T-Rex. Tema hääl on kombineeritud filmide jaoks krokodilli, tiigri ja elevandi häälest. Kuigi see hääl on hirmuäratav, on teadlased tuvastanud, et T-Rex ei mõiranud üldse. Tõenäoliselt tegi T-Rex hoopis väga madalat, kuid sellegipoolest hirmu tekitavat häält. Dinosaurused paistavad silma oma suuruse poolest. Kõige suurem maapealne dinosaurus oli Argentinosaurus. See hiiglaslik sisalik kasvas kuni 35 meetri pikkuseks ja kaalus 100 tonni. Suurimaks lendavaks dinosauruseks oli Quetzalcoatlus, kes kasvas kuni 11 meetri pikkuseks ja kaalus kuni 250 kilogrammi. Kuigi Tyrannosaurus Rex oli hirmus olend, siis Gigantosaurus oli veel suurem kui Rex. Lisaks olid Gigantosaurusel liha lõikamiseks veelgi teravamad hambad. Kõige suuremaks maapealseks kiskjaks oli hoopis Spinosaurus. Olles toiduahela tipus maa peal, oli Spinosaurus ka hea ujuja. Allpool veepiiri oli lipulaevaks hiiglaslik Megalodon hai. See hai oli suurem kui ükski teine kiskja pikkusega 18 meetrit. Kõige kiirem dinosaurus oli teadaolevalt Ornithomimus. Joostes oli tema tippkiiruseks kuni 70 kilomeetrit tunnis. Siiski jääb see kiirus alla gepardile, kes jookseb kiirusel 120 kilomeetrit tunnis. Kui teil on tekkinud arvamus, et maa oli sõbralik koht enne dinosauruseid, siis tõestavad vastupidist pelekosaurid. Need reptiilid valitsesid maailma juba 300 miljonit aastat tagasi. Üheks tuntumaks pelekosauriks on Edaposaurus. See varajane karnivoor kasvas kuni 3,5 meetri pikkuseks. Siiani ei ole täpselt teada, mis põhjusel surid dinosaurused välja. Üheks kõige aktsepteeritumaks teooriaks on see, et 66 miljonit aastat tagasi põrkas 12 kilomeetri laiune meteoriit maaga kokku. Kokkupõrkel tekkinud lööklaine tagajärjel jäid ellu ainult väiksemad olendid. Kokkupõrkest maha jäänud kraater asub Mehhiko kaldal ja selle läbimõõduks on 150 kilomeetrit. Tänan vaatamast!